Tere taas kõik vaatajad, Kristjan Kümme taas kord siin ja täna räägime teemast nimega muusika, sest viimasel ajal on muusikaga seotud asju olnud hästi palju ja pidevalt küsitakse, et kust kohast need ideed tulevad. No, üritame siis neile kõigile vastata. Esmalt tahaks rääkida sellest, kus see kõik üldse alguse sai, sest olgem ausad, ega ma kogu aeg ei olegi muusikaga tegelenud, vahepeal on ka muid asju olnud. Kõik sai alguse, ütleme niimoodi, et tegemine sai alguse umbes, ütleme niimoodi, et 12. klassi lõpu otsas. Ma arvan, et 12. klassi peale keskkooli igatahes. Nii et ütleme niimoodi, et viimased 1,5 aastat vähemalt olema aktiivselt tegelenud sellega. Aga laulmisega olen ma tegelenud ka vahepeal. Kunagi põhikoolis sai vaikselt laulmisega tegeldud lühikest aega, aga tollest ei tulnud suurt midagi välja. Muusika tähtsust hakkasin ma, ütleme nüüd, et keskkooli ajal hakkasin ma muusikat kui asja palju rohkem hindama kui varem. Ja eks sellel oli ikka põhjus, et muusikas oli lihtsalt mingi sõnum sees. Jah, tegemine sai päris tormilise alguse vähemalt. Ja kuigi alguses neid lugusid nii palju ei tulnud, siis aeg edasi seda rohkem hakkas tulema ja siiamaani, ma ei tea, palju neid lugusid on, 40 vähemalt, kui mitte rohkem. Aga rääkides muusika tähtsusest, siis näiteks hetkel mängin ma Far Cry 3, kus muusika tähtsus on ikka tohutu. Ma ütlen, kui muusikat ei oleks, siis see elamus, mis sealt tuleb, ei olekski võib-olla nii korralik, kui ta on koos muusikaga, sest näiteks kuigi seal on 2 lõppu, siis muusika on ikka kõige tipp seal ikka, sest muusika iseenesest annab juba edasi sõnumit toimuva kohta ja olgem ausad, muusika annab ka märku nii mõnestki asjast seal, nii et näiteks sellest, et peaks natuke tähelepanelikum vahepeal olema, mis ümberringi toimub. Aga Far Cry 3 on siis Far Cry järg. Jason Brody koos oma sõpradega satub siis saarele. Nad on seal mingisugusel turismi asjal ja siis möllavad ja siis Jasoni sõbrad igatahes röövitakse ära. Ja siis üks nendest ka koksatakse maha, aga ülejäänusid läheb siis Jason otsima. Ühe kohta tal kahjuks info puudus, aga lõpuks sai ta teada, et üllatus, elus on veel. Aga tühja sellest, muusika on seal päris kõva. Nii et tühja sellest vaatame, mida ma viimasel ajal teinud olen. Näiteks Murtud Lilja ja Lone Wolf on siin. Siis on Never Rest, Ilusad sõnad, Kaos, Armastuse sümfoonia ja igasugust säänest asja. Aga kõikide nende lugudel muidugi põhjus olemas, miks need on tehtud. Siin on üks lugu nimega Is This the End? Ehk siis, kas see on lõpp, on tegelikult üks lugu, mis sai tehtud tunnis näitamiseks, koolis muidugi. Nii Frost on seotud talvega muidugi ja muusika on minu elu, on loogiline. Ilma muusikata vist ei oleks mitte midagi. Vaatame viimased lood, see Murtud Lill, sellel on üldse üks kiiksuga põhjusega. See lugu nimega Üksik hunt, inglise keeles siis Lone Wolf, tuli peale seda, kui mind klassi grupist Facebookis välja visati, nii et
tol hetkel ma tundsingi ennast kui üksik hunt, nii et igati kohane. Ja noh, kõik need ülejäänud ka, kõikidel neil on reaalne põhjus olemas. Niisama ei ole tegelikult mitte midagi. Siit ka see, et kust need ideed tulevad. Ideed tulevad muidugi kõik reaalsest elust, mis meie ümber on. Nii et siin ei ole midagi lihtsalt niisama. Viimased küll vähemalt, viimased paarkümmend kindlasti. Kui ma siin YouTube'is nüüd vaikselt kerin edasi tagasi, siis ma hetkel ei märka ühtegi, mis oleks olnud ilma põhjuseta. See taust, mis siin on, see on ka üks lugu ja neid taustest on siin tõenäoliselt rohkemgi kui üks. Eelmise Mina ja mina taust on ka minu enda tehtud, nii et ja seda tausta on kommenteeritud ka vahepeal, küll mitte palju, küll kritiseeritakse ja kõike, aga see on täiesti tavaline. Rääkides muusika loomingulise poole valikust, miks ma ei võtnud näiteks mingit klubimuusikat või midagi, siis minu arust on klubimuusikat liiga palju. Ja seda kuulatakse nagu nii kogu aeg, nii et oleks tore, kui vahelduseks oleks ka midagi muud, midagi rahulikumat ja midagi hingelähedasemat. Nii et sellepärast võib-olla selline tee saigi võetud, aga noh, see tee paraku ei sobi eriti paljudele, aga küll ta hakkab sobima, sest siis, kui nad natuke vanemaks saavad, küll siis hakkab sobima ka see žanri, mida mina siin propageerin, nii et noh, ma arvan, et küll üks päev aru saadakse, et võib-olla see, mida mina teen, ei olegi kõige hullem. Sellest igas loos on sisu olemas ja igal lool on ka põhjus, nii et noh, kui ma võtaks näiteks mõned praegusele Eesti Laulu konkursile laekunud lood, siis ma pean ütlema, et mõni minu lugudest oli ikka kohe kindlasti parem kui need oma isegi, nii et kuigi ei tahaks ennast nagu siin üle kiita, et minu arvamus on minu arvamus ja teiste arvamus on nende endi oma ja minu arvamus nagu nii eriti ei loe, nii et mis vahet sellel on. Vaatame siin kommentaare, siin keegi kommenteeris, et vaatame, kus on Armastuse sümfoonia, seal oli üks kommentaar, mida ma nüüd hetkel üles ei leia. Kus ta on? Siin on koguni 2 kommentaari, aga väga kõva lugu, üks parimaid sinult kindlasti. Tänan väga vasta ja silmitsi sinuga. Jah, võib-olla tol hetkel oli, aga nüüd ma olen kindel, et nüüd on neid rohkemgi ja sellepärast ma kirjutasingi talle vastuseks, et raske uskuda, sest seda ongi raske uskuda. Aga eks te peate minu kanalit ise vaatama. Kindlasti ma jätkuvalt lisan lugusid. Mul on praegu, vaatame, 2 lugu, mis on seotud planeetidega. Behind the Planets ja Little Blue Planet on tulemas varsti. Siis on üks lugu tulemas, kus on tegelikult ka sõnad olemas. Aga sõnade autor on hetkel Facebookis kuskil. Las ma vaatan, kes see sõnade autor oligi, sest mul on isegi endal meelest ära läinud. Sõnade autoriks on üks tüdruk. Nii et kelle nime ma hetkel ei hakka ütlema, enne kui see lugu üldse välja tuleb. Ja siin on üks lugu veel tulemas, mis ongi tegelikult kogu selle jutu ajamise taustaks siin. Nii et ja samuti on neid lõike ka, mis on siin taustaks olnud eelmises ja selles. Neid on ka, aga ma arvan, et suuremat osa ma nendest ei pane. Teravalt kritiseeriti seda, et ma andsin oma plaadi välja, kuigi mida nagu tegelikult keegi ei saanud. Tegelikult 10 inimest kokku said. Vaatame palju. 2 tükki läksid väljapoole. 2 tükki läksid Väimela kutsehariduskeskusesse ja ülejäänud 6 läksid Parksepa keskkooli, nii et kui tahate saada
siis peate minuga ühendust võtma, aga paraku nood olid küll tasuta, aga uutel plaatidel on ka hind, aga uskuge mind, see hind on isegi seda plaati väärt, ma arvan. Nii et igatahes järgmine plaat, mis tuleb kunagi järgmine aasta, on kindlasti oma hinda väärt, nii et jääge seda ootama, aga nagu keegi seda ootakski, nagu nii ei oota, nii et mina ootan vist seda kõige rohkem. Facebookis käib hetkel kõva jutuajamine, keegi on mulle sõnumi saatnud, see on vana, nii, ja ma arvan, et sellega muusika poole pealt lõpetamegi tänaseks, nii et tänan vaatamast ja kohtume juba järgmisel korral.